tere tulemast kuulama meie järjekordset podcasti Teel, kus me räägime väga lahedate ettevõtlike emadega nende taipamistest, elust enesest ja lastest ja ettevõtlusest. Ja täna on mul külas üks väga-väga eriliselt lahe naine, Karin Aabel. Ja Karini kohta nii palju, et Karin on tegelikult õppinud juristiks ja mul on alati väga suur juba respekt inimeste vastu, kes sellist eriala lähevad õppima, sest mulle tundub, et siis sa mattud üleni nagu mingisugustesse õpikutesse ja case idesse ja et see tundub üks suur peavalu, aga ometigi on siis inimesi, kes selle tee ette võtavad ja Karin on üks neist, kes teevad endale selgeks asjad, millest mina tihti väga palju mitte midagi aru ei saa ja tundub kõik hästi keeruline, et juba sellepärast mul on Karini vastu mega suur respekt, et ta saab juurast aru, et see on ülilahe, aga see ei ole kõik, sest Karin on ka tegelikult töötanud müügijuhina, personalijuhina ja viimased 10 aastat siis pühendanud inimpsüühika uurimisele. Ja see ka muidugi väga respekt selles mõttes, et inimesed on ikka väga huvitavad ja nendest aru saada on ka omajagu selline suur väljakutse, et selles mõttes äge. Ja Karin töötab siis täna KPMG-s sisecoach'ina. Lisaks ta siis pereterapeudina võtab oma erapraksises kliente vastu ja tegeleb siis ka hobi korras sisekujundusega ja mängib ka sportkeeglit. Et jõuab teha väga palju asju ja mina imetlen Karini juures seda, et kuidas Karin ükskõik mis elu nagu annab või toob ja Karin alati suudab kuidagi suhtuda sellesse sellise mõnusa huumoriga ja võtta elu ja inimesi sellistena, nagu nad on ja kuidagi aktsepteerida seda, et see on nii lahe ja kindlasti selline üks sisemiselt tugevamaid naisi, keda ma üldse olen kohanud, nii et minul on Karini vastu väga-väga suur austus ja imetlus ja seda enam olen ma rõõmus, et ta täna meil külas on ja räägib siis läbi enda kogemuse pereterapeudina ja emana ja ettevõtjana ja räägime siis väga huvitavatest teemadest ja just sellest, et kuidas siis panna ennast ka esikohale suhtes ja emana. Et tere tulemast, Karin. tere! Nii lahe, et sa leidsid aega meie jaoks ja mind väga huvitaks just see, et sa läksid õppima juurat ja täna siis on sul pereterapeudina oma praksis. Et kuidas see tee sind sinna viis? Või on see lõpuks see, et ka juuras sa ikkagi puutud inimestega nii palju kokku, et, et tekib see huvi, et kuidas need inimesed ikka mõtlevad ja mis neil nagu toimub? Ja ma arvan, et igal pool me puutume inimestega hästi palju kokku, aga ma olin vist 8. klassis, kui ma kuidagi ära otsustasin, et ma lähen peale keskkooli lõppu, lähen õigust õppima. Et ja ma õigust õppima läksin ja ma proovisin ka vist nagu ühes ja teises kohas ja mulle tundus, et see ei olnud nagu päris minu närvikavale, kuna see peamine töö oli paberitega ja ma siis nagu mingi hetk sain aru, et mulle meeldib rohkem töötada inimestega ja vähem töötada paberitega. Ja siis ma mingi hetk tegin sellise kuidagi muudatuse, aga kuidas ma jõudsin nagu terapeudiks või coach'iks, et see on nagu, et see on vist see koht, kus ma ütlen, et ma ise seda ei valinud. Ma arvan, et üldse keskkoolis mulle endale tundus, et ikkagi terapeudiks või psühholoogiks õpivad ikkagi ise hullud inimesed. Ja siis ma ennast selleks kindlasti ei pidanud ja võib-olla nüüd olen aja jooksul oma hullusega rohkem nagu kontakti saanud ja normaliseerin seda kõike. Aga
aga tegelikult elu on hästi palju lükanud, et kuidagi ma olen lihtsalt kuidagi erinevates kohtades, kus ma olen töötanud, olen rohkem tagasisidet saanud, et ma oskan inimestega töötada, et kuule, et sul tuleb see hästi välja ja tee sa rohkem seda ja et see nagu, ma isegi ütleks, et see ei ole olnud minu nagu kuidagi orgaaniline valik või taipamine, vaid et lihtsalt elu kogu aeg surub mind rohkem nagu tegelema mingite asjadega ja voilà, siin ma nüüd olen. väga lahe. sa mainisid ka, et emaks saamine muutis ka seda soovi või perspektiivi just selle pereteraapia suhtes. kas oli nii? Ja peale seda, kui ma lapse sain, siis ma just nagu, siis tuli see kuidagi see pere aspekt, et võib-olla ta oli ka natukene minu konkreetse perelooga seotud, et see hetk, kui ma oma, umbes sellel hetkel, kui mina jäin oma esiklast ootama, siis umbes samal hetkel ma sain ka teada, et minu isa põeb sellist haigust, et tema ilmselt ei näe seda last kunagi. Ja siis need kuidagi asjad nagu mõjusid ja asju juhtus ja see pani mind rohkem nagu mõtlema, et okei, et mis värk selle perekonnaga siis on, et tolleks hetkeks ma olin ka palju lugenud, et noh, et perekond on ressurss ja minu eesmärk oli ka siis aru saada, et kuidas minu perekond minule ressurss on. Ja see ja et kuidas üldse siis see nagu vaadates sellises süsteemsemas võtmes, et mitte ainult, mida me väga tihti erinevatest kirjandustest nagu loeme, et on nagu, on õiged ja valed vastused ja saab teha nii ja saab teha teisiti ja siis on nagu kõik. Et aga kas on veel mingid, et kuidas ma näeksin seda oma nagu süsteemi sellisena, et see annaks mulle kuidagi rohkem nagu jõudu või energiat juurde, et see oli võib-olla minu see tellimus, kui ma seda pereteraapiasse ennast rohkem pühendasin. kas tuli seal siis vastuseid? mis sa meile siis on? Ja kindlasti tuli rohkem vastuseid ja siis kindlasti tuli veel küsimusi juurde. Aga kas rohkem tuleb siis, mida rohkem sa sellesse teemasse sisse lähed, et kuidas siis on, kas tuleb rohkem vastuseid või tuleb rohkem küsimusi? Eks ta tuleb mõlemat, aga ma arvan, et noh, üks hetk on nagu ka see, et mida sa ütlesid, et sa minu puhul imetled, et noh, et elu on nagu on. Et ja seda osa on ka, et elu lihtsalt on nagu on, et aga süsteemne pereteraapia, mis mulle meeldib, et ta aitab sul seda nagu selles suures pildis nagu seda rahu teha, et miks minu lugu on selline, nagu ta on või miks sinu lugu on selline, et ei ole selliseid peasüüdlasi, et ei ole peasüüdlane ema või peasüüdlane isa või peasüüdlane, ma ei tea, mingi diagnoosiga laps, vaid et meil kõigil on oma lugu ja see muudab meid selliseks või et see on andnud sellised valikud senimaadi ja nüüd on nagu see küsimus, et kas või mida sa soovid edasi siit valida. aga kui sa ütled, et noh, et ema ei ole peasüüdlane, isa ei ole peasüüdlane ja laps ka ei ole, on ju, et Kes siis on? on ju, et ikkagi süüdlast peab ju otsima, aga kuidas siis üldse tegelikult, et justkui keegi ei ole süüdi, on ju, ja ma ise usun ka, et eks kõiki meid mõjutavad need tingimused, kus keegi on olnud, on ju, aga kuidas siis ikkagi, kas see lapsepõlv siis ikkagi mõjutab ja kuidas ta mõjutab, et kas seal mingid seosed ikkagi on, et hoolimata sellest, et on nagu on ja keegi süüdi ei ole? Mõjutab ja väga palju mõjutab ja see lihtsalt see, et mingi hetk on vaja nagu kuidagi seda tausta mõista, et kuidas need asjad, mis kujundas mind, mis kujundas minu, ma ei tea, abikaasat, mida meie siis anname oma lapsele ja samal ajal ja seesama teema on minu emaga, kellel oli oma ema ja isa, kes teda mõjutasid ja tekitasid temale noh, võib-olla
mingeid hirme või mingeid tundeid rohkem, mingeid vähem. Ja siis minu isa, kellel oli omakorda oma ema ja isa, kust tema tuli ja millised tema kogemused on. Ja siis on seal see geograafiline keskkond, et kus me asume, mis aasta sellel hetkel oli, kui keegi oli ja mis ümberringi toimus ja kuidas need asjad meid on nagu mõjutanud lisaks sellele DNA paketile, millega me siia ilma sündinud oleme. Ja need kõik mõjutavad, et meil on meie geneetiline pagas annab meile kindlasti mingisugused soodumused millekski, mingid tugevused ja mingid nõrkused, meil kõigil on need. Ja siis meie kasvukeskkond, et väga palju on räägitud sellest ja seda nagu ma siiralt usun, et meie see, mida me oleme kogenud elus enne seda, kui me üldse kooli läheme, mõjutab meid inimestena päris palju. Ja kuidas me hiljem hakkame neid nagu seda, mida me siis õppisime, hakkame neid programme uuesti kasutama ja need kipuvad pigem välja tulema alles siis, kui me oleme saanud täiskasvanuks ja mitte enne. Ja väga tihti väga paljusid asju me hakkame iseenda puhul märkama alles siis, kui me oleme ise lapsed saanud ja kuidas me palju ütleme, et vot, et kui mina lapse saan, siis ma kindlasti sellist asja ei tee. Ja päris tihti ikkagi teeme. Et siis on ka väga suur oskus seda näidata, et see on üks päris korralik pusle, et mis see pereteraapia siis teeb, et kas ta võtabki nagu selle pusle kuidagi lahti ja annab kuidagi aitab mõista, et miks me siis teeme selliseid asju, nagu me teeme ja mida me arvasime, et me kunagi ei tee või hoopis teevad neid lapsed ja me ei saa üldse aru, et meie midagi valesti teeme. Et et kas mis see pereteraapia siis ühesõnaga, äkki sa selgitad ka, et mis see siis tegelikult teeb, on ju? Või mis see eesmärk? Ma tahaks kohe disclaimer'ina öelda, et teoreetiliselt võib igasuguste teraapiatega tegeleda nagu niisama hobi korras ka. Aga nagu me väga tihti jõuame sellesse kohta, et meil hakkab teraapias ebamugav. Nagu natuke on selle nagu eesmärk, et me läheme nagu mingitesse kohtadesse vaatama, mis ei ole nagu alati seotud selliste kõige õilsamate tunnetega. Ja sellepärast peab olema nagu igaüks nagu välja mõtlema, et okei, et mis see on, mida ma tahan sellest teraapiast saada, kas mul on mingi oma arengu eesmärk, et ma tahan, ma ei tea, kogeda rohkem, ma ei tea, rõõmu või õnne või lähedust, et mul on nagu, et ma saan nagu kontakti selle kohaga, et miks ma seda teen. Sest muidu see võib tekkida nagu see, et issand, et ma ei tea, terapeut pani mind mõtlema, ma ei tea, mille peale ja siis see motivatsioon kaob kiiresti nagu ära. Et kui niisama, et motivatsiooni ei ole, et lihtsalt olen kuulnud, et keegi käis ja talle meeldis ja oli tore, et igalühel peab olema mingi oma sisemine agenda, miks ma seda teha tahan. Sest siis on sellest asjast nagu rohkem nagu kasu ka. Ja siis see pereteraapia aitab sul nagu laiemalt näha seda, mismoodi mingid protsessid on juhtunud ja et kuidas see koht, kust mina tulen, et kuidas see mõju avaldab sellele, kus ma praegu olen ja kuidas võib-olla sellest tulenevalt, kust mina olen tulnud, miks ma olen just selliseid valikuid teinud. Et ta aitab sul seda näha, sest et üldiselt me siis ütleme, et meil ei ole võimalik teha teadlikke otsuseid, kui me ei ole teadlikud, milliseid otsuseid me oleme teinud, et miks me oleme neid otsuseid teinud.
et miks ma ei tea, valisin sellise kaaslase ja mitte teistsuguse, et nagu hästi tihti, et aga minul oleks jumala normaalne elu, aga kuradi kaaslane, vaata, see on kõik mulle, kõik halba siin ilmas on minu ellu toonud. või ema kurinahk või isa kurinahk, et noh, et ühesõnaga kui teised siin minu ümber muutuksid, siis mu elu oleks püha lill ja mina oleksin üldse väga nagu tore ja sümpaatne. aga vot siin tõrvatilgad minu ideaalses elus. et et ta ei ole päris nii lineaarne, et me kõik oleme mingisuguse panuse teinud ja siis me võimaldab seda nagu näha, et kuidas see nagu süsteemis on niimoodi kuidagi kokku mänginud, et üks teeb midagi ja siis teine ja siis me laome ja siis jõuame sellesse kohta, kus me siis oleme. Ja siis me saame vaadata, et okei, et seni on sellised valikud olnud, aga kuidas nüüd edasi, et kas ma saaksin nüüd teadlikult teha mingeid uusi otsuseid? Mul kunagi üks tuttav ütles, et we all screw up our kids, noh, selles mõttes, et me kõik mingil määral keerame oma lapsed tuksi, et me lihtsalt, meie ülesanne vanematena on anda neile siis õiged tööriistad, et nad oskaks nii-öelda oma teemad elus ära lahendada, et kas pereteraapia annab siis ka sellised tööriistad, mida me enda peal saame nagu kuidagi ennast paremasse kohta ja võib-olla õpetab ka näitama, et kuidas me siis lastega oleme ja ka lastele õpetama neid võib-olla mingisuguseid endaga tegelemise tööriistu. Jaa, kindlasti annab. Ja siis on mingi teooria, mis ütleb, et need teemad, mis sa oled nagu iseenda sees ära lahendanud, et neid sa enam oma lastele ei päranda. Need on nagu, et siis on mingid teised teemad, millega nemad saavad nagu tegeleda, mida sina ei ole veel avastanud või oled õndsalt ignoreerinud. Ja see on ka okei, et ja ma arvan, et elu ongi üks suur areng. Kindlasti, et vähemasti minu puhul ma ise tunnen küll, et siin pidevalt ikka taipamisi tuleb iga päev. Aga kas sa oled märganud ka mingisuguseid selliseid ühiseid mustreid, mida me lapsevanemana teeme, nii-öelda oma lastele anname edasi, eestlastena siis võib-olla just, või on ikkagi iga inimene justkui nii erinev ja iga pere ja see taust on nii erinev, et neid korduvaid teemasid ei ole väga palju? Saad mõelda, et ainult mina, on ju. Ja. Kuidas nüüd viisakalt vastata? Ühest küljest oleme me kõik täiesti unikaalsed, nagu kõigi meie mustrid on nagu natukene erinevad, et nagu ühe külje pealt teise külje alt ja mingi teise nurga alt ma ütlen, et me oleme nagu natukene nagu robotid, et meie noh, nagu ikkagi on niimoodi, et kui on nagu, kui sinuga on juhtunud see asi ja teine asi, siis sa enamasti käitud nii. Või kui sinuga on juhtunud see ja teine asi, et siis sa käitud kuidagi teistmoodi, ja need mustrid on pigem nagu sellised üsna nagu tavapärased ja nii-öelda noh, sellised korduvad, et noh, näiteks kes me siin oleme, võib-olla selline 30, 30-ndates, 40-ndates meie enamasti tuleme peredest, kus sellel ajal, kui meie üles kasvasime, olid vanemad kas tööl või siis kuidagi nagu võitlesid iseenda eest, et neid oli kodus nagu vähe. Osad vanemad kaklesid emotsionaalselt, osad füüsiliselt, osad jõid, osad olid lihtsalt tööl nagu vahetustega, nii et lapsed kasvasid omaette. Ja seal siis kasvasid sellistest peredest tihti tulevad siis nagu lapsed, kes on näiteks hästi tublid, kes saavad nagu väga hästi eluga hakkama, nad on täiesti perfektsed, nad on viielised, nad teevad kõik asjad ära, nad aitasid oma vanemaid, nad aitasid oma vanematel kodu koristada, süüa teha, nagu nende peamine ressurss, kuidas kodus tähelepanu saada, oli see, et ma olen see tubli laps, kes siis vähemasti ei tekita rohkem probleeme juurde. Et ma aitan oma vanemaid nii palju, kui ma saan, sest neil on niigi, nad on kõigega hõivatud.
ja see on suurepärane oskus, see on tõenäoliselt aidanud, nagu mul on nii palju kliente selliseid, kes on täiesti perfektsed, nad teevad selle elu ära 5+. aga nüüd see mingi hetk tekib see koht, kus tekib selline emotsionaalne kurnatus ja tihti ka füüsiline kurnatus, et ma ei jaksa enam või siis või siis tekib tööalaselt see koht, kus äh, aja planeerimine ehk siis sa nagu avastad ennast sellest kohast, et sul on tööülesandeid tuleb nii palju, et sa ei jõuagi enam kõigi tööd ära teha. Ja siis peab hakkama valikuid tegema, et ma nüüd ei teegi kõigi tööd enam ära, vaid ma mingeid asju delegeerin ja see on juba keeruline, sest sa oled harjunud kõik asjad alati ära tegema. Et siis on nagu selline tuleb arengukoht nagu jalgu, et nüüd, kui ma siit tahan edasi areneda, tahan saada kõrgema palga peale, tahan liikuda uuele karjääritasemele, väljakutsele elus, siis ma pean lahti laskma mingitest mustritest ja need mustrid on need, mis me õppisime ära siis, kui me veel kooliski ei käinud. Et niimoodi need asjad nii-öelda jooksevad vahepeal sisse, siis me saame aru, et ahah, et näed, kunagi õppisin sellise asja sellest, et ma tulin sellisest perest ja see on suur õnnistus tegelikult inimesele, et ta on sellisest kohast tulnud ja ta on saanud nii väärt oskused teha nii palju. Ja nüüd on vaja siis õppida, et okei, et aga kuidas ma teen natuke vähem. Kuidas ma teen nii, et ma mõtlen ka iseenda peale, mida ma ei ole väga palju aega elus teinud. Kuidas ma hakkan iseennast väärtustama ja kuidas ma panen seda esikohale. Ja seda on raske teha alguses, kui ma ei ole seda 30 aastat praktiseerinud. Ja siis saab nagu saada vaadata neid mustreid ja aktsepteerida seeläbi iseennast. Ja siis on muidugi need teistmoodi lapsed, kes on kodus tähelepanu saanud läbi selle, et nad teevad igast sikku. Et nad on sellised helikopterid ja hüppavad ühe koha pealt teise peale ja saavad tähelepanu läbi selle, et nad kogu aeg mingit jama nagu kokku keeravad. Ja siis kipub vanemate tähelepanu hästi palju nende peale minema ja neil on hoopis teistmoodi väljakutsed tulevikus elus, et kuidas siis ühel hetkel hakkama saada ilma selleta, et kogu aeg on kellegi turvavõrk sinu ümber, keegi, kes kogu aeg püüab sind kinni. Et kuidas ma nüüd nagu siis seda elu hakkan elama. Et meil kõigil on nagu, et vahel tuleme ja seal on, et kuidas see saab niimoodi olla, et nagu kahest perest on kasvanud 2 täiesti erinevat last, et ühel on ühed toimetulekumehhanismid ja teisel on teised ja siis meil tulevadki erinevad väljakutsed ja erinevad õpikohad, kui me ühel hetkel tahame elus mingisse järgmisse kohta liikuda, kui me tahame. Kui ei taha, siis ei pea nagu surkima. Ma saan aru, et tegelikult läbi selle pereteraapia saab ka vaadata natuke oma lapsi ja mis mustrid seal kujunemas ja läbi selle juba näiteks sinu professionaalse abiga saab mõelda, et mis siis minu lapsel võivad tulevikus tegelikult sellest meie elustiilist tulenevalt olla suurimad väljakutsed ja juba vaikselt mõelda, et kuidas ma saan teda ikkagi selleks ette valmistada või võib-olla siis muuta natukene midagi, et tal neid väljakutseid, et oleks rohkem valmis, on ju. Väljakutsed on meil kõigil nagu ees, et aga üldiselt kõige parem on, kui igaüks keskendub nagu iseendale, et kui nii lapsel mingit probleemi ei ole, siis ära sega teda, et tema kasvab. Seni tegele iseendaga, kui tahad. Ja kui taha, siis ära sega nagu, et igaüks kasvab ja tegeleb oma eluga ja lapsel on ka õigus olla lihtsalt laps mingi aeg. Kogu aeg valmistuma järgmiseks lahinguks. Need lahingud nagunii nad jää tulemata, aga pigem kuni nad on lapsed, las nad olla lapsed, seni tegele nagu iseenda teemadega ja siis sa saad kindel olla, et selle asi, mis sa oled nagu ära lahendanud, selle vähemasti sinu panuse võrra on väiksem tõenäosus, et selle teemaga sinu lapsel on tulevikus muresid. Väga lahe. Et mulle meeldib see, et lihtsalt tegele iseendaga ja lase teistel nii-öelda olla ja kasvada, kaasa arvatud
lapsed on ju. ja elukaaslane või Elukaaslased. abikaasa või et jah, Ja. et Et siis äge. Kuule, aga siit võikski teha selle kannapöörde, et kui sa ütlesid ka, et tihti meie see põlvkond tuleb sellisest kohast, kus me oleme harjunud ise kõike tegema ja teistele hästi palju andma ja ise jääma tahaplaanile. Et mina kuulen ise hästi palju viimasel ajal seda, et ema on kõige tähtsam, ema peab olema väga, noh, rääkimata sellest, et ta peab vaatama, et kõigil on midagi süüa ja jalga panna ja nii edasi, ta peab ka olema energeetiliselt ja emotsionaalselt ja igatepidi nagu see olemas ja mega heas kohas ja et ta nagu käib ja särab nagu lillekene, siis on lapsed terved ja kõigil on hea olla. Aga kuidas seda siis teha, kui tegelikult on neid asju miljon taldrikul ja kui oluline roll ongi siis see, et võtta tegelikult aega iseenda jaoks, leida oma hobid ja ma olen ka märganud seda, et oma nagu klientide juures, et kui küsida, et millega sulle tegelikult meeldib tegeleda või mis su hobid on, inimesed isegi nagu vahest ei tea. Mis see nagu ei ole isegi väga ammu mõelnud selle peale, et mis mulle endale meeldiks teha või mis mu hobi oleks. Et kui oluline siis on ikkagi see endas üles leida see koht, et mis mulle päriselt endale rõõmu valmistab ja panna siis aega, see aeg tuleb ju millegi arvelt, see tuleb nagu ilmselt pere arvelt, töö arvelt ikka keegi aega ei võta, on ju. töö peab ikka tehtud saama. Et mis siis teha, et sul on endal see, et sa tegeled sisekujundusega, sportkeeglit mängid, reisid on ju, loed, sa teed nii palju asju, et kuidas siis on selle nende hobidega ja iseendaga ja selle tasakaaluga ja selle süütundega ja nii edasi? mulle väga meeldis, et minu õpetajad ja ma nüüd kahjuks ei mäleta, kumb neist oli, aga Tiit ja Auli Kõnnussaar on olnud minu sellised õpetajad pereteraapia teekonnal. ja ma mäletan, et üks hetk nagu keegi neist või nad mõlemad on öelnud seda, et süütunne on miski, millega üks täiskasvanu peab lihtsalt õppima siin elus elama. Et see ei ole niimoodi, et nagu teen mingi ja siis süütunne kaob ära ja siis mul on väga hea olla ja mul on kergus hinges ja ma teen valikuid ja ma ei tunne absoluutselt süüd, et ma ei valinud midagi muud, vaid et ma käin terapeudi juures ja siis terapeut ütleb ta-da-da-da ja nüüd ma ei tunne süüd, et ma läksin kosmeetikusse või et ma tegelen oma hobiga ja ma üldse lastega ei tegele või et ma üldse tööl ei käi või et ma üldse, ma ei tea, mehele aega ei pühenda. Et mingis ulatuses jääd ikkagi seda süüd ka tundma ja siis õpid selle tundega elama ja siis sa tunned seda ühel hetkel lihtsalt vähem ja see enam ei häiri sind nii palju, et sa saad aru, et me teemegi elus valikuid ja siis sa õpid nagu kuulama, et milline valik on praegusel hetkel minu jaoks kõige olulisem. Ja siis sa ütlesid, et mina ei ole ka nagu mingisugune musterinimene, et ja kui keegi arvab, et minu 24 tundi on tohutult ilusti balansis, et siis seda see kindlasti ei ole. Ma tegelen väga paljude erinevate asjadega. Ja ma olen ise ka tundnud mingitel hetkedel, nagu sa ütlesid, sinu kliendid on ja ma olen ise ka kuulnud seda, et aga, ja meil on nagu vahel on nagu ka see, et noh, et kuskil kirjanduses on kirjas, et igaüks peab tegelema oma asjadega, oma hobidega ja siis on ka, et mõni, et aga ma ei tea, mis mu hobi on. Ja mina mõtlesin ka, et nagu, et see hobi peab olema nagu mingi selline asi, mis on, noh, ma ei tea, kuidagi nagu normaalsetel inimestel on, et käivad, mängivad tennist või noh, mingid sellised nagu kuidagi nagu mingid kuidagi teistmoodi. Ja mul ei olnud nagu tohutult kirge sellise asja vastu, et ja mina olen nagu aja jooksul aru saanud, et ma tegelen siis mingite perioodide jooksul tegelen oma nende sisekujundusprojektidega ja et see on minu hobi. Et ma teen neid võib-olla selline 2-3 tükki aastas ja nad on mingi ettevalmistusperiood ja siis on nagu teostamisperiood, et ta võtab sellise võib-olla nagu 3-4 kuud aastast ära.
aga ta ei ole nagu, et ma ei tea, 2 või 3 korda nädalas tegelen mingi sellise asjaga. Et mina olen nagu aru saanud, et minu tasakaal tuleb umbes kvartali peale. Ja mul on kuidagi tsükliliselt, et mul on mingid perioodid, kus ma töötan kuidagi hästi palju või tegelen hästi palju mingi asjaga ja mu mõte on hästi sellel teemal. Ja siis sinna otsa tuleb mingid nädalad, kus ma ei taha midagi teha ja tahan kuidagi puhata ja nagu koguda ennast sellest eelnevast perioodist. Ja see mõne teise inimese jaoks tundub, et ta on täiesti tasakaalust väljas. Ja mulle endaga mingi hetk tundus, et see ei ole väga et teised ikkagi siin, ma ei tea, vähemasti 48 tunni raames nagu loovad oma tasakaalu. Ja ma sain aru, et mul ei paku see mingit rõõmu, kui ma püüan ennast hullult tasakaalus hoida selle 48 tunni raames. Et mina sain aru, et minul see asi, minu tsükkel on lihtsalt teise pikkusega. Ja mulle sobib see, aga mina ei tea, mis sulle sobib. Ja see on erinev erinevatel inimestel ja see on natuke see, mis on siis vaja igalühel nagu mõista, et okei, mis asi mulle toimib ja mis ei toimi ja kuidas ma olen kõige rohkem rahul iseendaga. Ja see on erinevatel inimestel on väga erinev ja see, mida keegi peab. Ja mõnikord on ka see, et aga ma teen mingit tööd, mille eest mulle makstakse ja ma ilgelt naudin seda asja ja see võibki olla see ka, mis on minu hobi. Et ma ei pea käima nagu kuskil otsima, et nagu mul peab olema mingi väga eriline hobi. Vahel võib olla ka hobi, et ma ei tea, käin lihtsalt õhtul jalutamas või käin teatris või mingid sellised asjad, et neid asju võib olla nii palju. Ja kellelgi ei ole õigust öelda, et milline on õigem hobi kui mingi teine asi, et peaasi on see, et ma ise olen kuidagi rahul selle kohaga ja selles hetkes, kus ma olen. aga seda hobi on siis üldse vaja? Ähm, Nii palju no. mõtlemisjoov, et mis see üldse õige on ja kas mina võin omast kogemusest öelda, et mina tundsin ennast kunagi väga halvasti, sest kõigil olid igasugused hobid. Ma arvan, ma olin ka selles kategoorias, et mulle lihtsalt nii väga meeldis see, mis ma tegin, mu töö. See töö tegelikult oligi justkui nagu see pakkuski mulle nii palju naudingut, aga ma ikka tundsin ennast halvasti, et ei, ühel õigel inimesel peab olema ka hobi. Ja siis ma otsustasin hakata trumme õppima. Ja siis ma õppisin ja lõpuks oli niimoodi, et ma mängisin vahest 6-7 tundi päevas trumme, et mul oli see, et kui ma teen midagi, ma pean ma pean all in, ma pean väga heaks saama selles, on ju. Ja siis lõpuks ma sain aru, et ega see trummimäng ei maksa mu arveid, on ju. Et see on tegelikult, see on mu hobi, mis võtab juba rohkem aega kui mu töö, on ju. Et mida ma tegelikult väga armastan, et see võib ka minna nagu täiesti niimoodi pea peale lihtsalt sellest, et mulle tundub, et mul on nüüd nui neljaks seda hobi, mul on nüüd vaja, sest kõigil on see hobi olemas, on ju. Ja ma olen siin maa peal, kellel seda hobi veel ei ole. Et mulle nii väga meeldib, et sa ütled, et hobid on väga erinevad asjad, aga mis see siis, et hobi, ma saan aru, on lihtsalt midagi, mis annab meile naudingut, rõõmu, energiat ja see võib tulla nagu väga erinevast kohast. Ja ma arvan, et siin ei ole nagu hobide listi, et võiks ju saada. See on õiged asjad, millega üks õiged ja valed hobid võiks ikka öelda ära, on ju. Ja siin on nagu, ma arvan, et tegelikult on väga palju nagu, et okei, et kus ma olen ja millest ma praegusel hetkel puudust tunnen, mida ma praegusel hetkel vajan. Võib-olla ma praegusel hetkel vajan Netflixi. Võib-olla ma praegusel hetkel vajan nagu üldiselt meid füüsilise liikumisega seotud asjad aitavad meid paremasse kohta kui passiivsed tegevused. Et sellepärast võib-olla on mingitel hetkedel nagu tahaks soovitada rohkem jalutama minekut kui Netflixi, aga ma ei tea, mis inimese taust on. Võib-olla on see, et ta on olnud nagu orav rattas mingi mitu nädalat tegelenud, jooksnud ühe, teise, kolmanda asja vahet, laste logistikat ja niimoodi nagu ratta peal, et selle inimese jaoks hetkel Netflix on väga hea asi, et ta saab fookuse oma peast kuskile mujale tõsta. Ja sellepärast ei saa öelda, et üks või teine asi on tohutult õige või vale, et me peame vaatama seda konteksti, seda, kus me parasjagu oleme. Ja mõnikord on just mingi asi, mis aitab meid kuidagi nagu maha rahustada ja oma peast mingid mõtted kuhugi mujale saada.
et, aga kus siis et see alustab? sõltub nii sellest taustast. jah, aga kus siis inimene alustab, kui ta ongi selles kohas, et ma ei tea isegi, kust ma pihta hakkan, et kuidagi pea on pulki täis ja sihuke ümber Mhm. kogu aeg virvarr ja ma saan aru, et ma ei ole nagu heas kohas. aga ma ei teagi, kas ma peaksin minema jalutama, vaatama Netflixi või mida ma siis üldse teen, et kuidas siis kas sul on mõni soovitus ka, et kuidas siis jõuda selleni, et sa saadki aru, mis siis töötab sinu jaoks ja kuidas siis õppida võib-olla ennast nagu kuulama? Mhm. Ja vot see on nüüd nagu natukene nagu niisugune pikk töö, et hakkan nagu märkama ja siis hakkan katsetama. Aga sina ei ütle, proovin. kui tulen sinna, et kuule, sina mine kõndima, sina vaata Netflixi. Ja teraapias on mõnevõrra on võimalik mingeid asju natukene võib-olla kiiremini läbi solgutada, kui ise katsetada. Oleneb, mis kohas sa oled, kui sa oled nagu tegelikult nagu noh, et täitsa nagu puntra, sa istud niisugune natukene pea on pulki täis ja nagu isegi ei tea, kust poolt alustada ja oled nagu proovinud ühte või teise kohta ja vaat siis on tegelikult jumala hea kah tulla teraapiasse, okei, et ma olen nüüd siin, mis me nüüd siit edasi teeme. Ja siis terapeut aitab sul peegeldada sinu oma mõtteid natuke uue nurga all. Saad kohtuda omaenda mõtetega ja see aitab sul kiiremini nagu välja sortida seda osa, et mis võiks sulle rohkem, et miks sa sellesse kohta jõudsid, mis sind võiks selles hetkes toetada, natuke kontakti luua, sest su elus on olnud neid hetki, kus sa oled olnud paremas kohas, mis siis oli teistmoodi. Et selles osas terapeut saab aidata küll. Ja mina siis ka. Aga võimalik on ka, et ise natukene nagu vahel on see, et ise katsetad nagu ühte asja või teist asja. Siis vaatad, kuidas see mõju on ja vahel on see, et käin teraapias, saan sealt mingeid mõtteid, siis katsetan ise ja siis vaatan, kuidas see asi nagu kokku töötab minu jaoks. See peamine teema nagu, mis meil siin oli, et kas need isiklikud hobid muudavad siis suhet paremaks või kas üldse muudavad. See on nagu väga hea küsimus, sest et me võime noh, nagu sa oled ise kogenud, me võime oma isiklike hobidega täiesti käest ära minna. Nagu ühel hetkel avastad, et ongi mina ja maailm, nagu minu hobi, minu kalender on nii täis broneeritud, et või siis nagu kõik, noh, mitte kellegi ja millegi jaoks enam aega ei jagu, sest ta on minu ja minu hobi ja see on minu jaoks tohutult oluline. No ja seal on siis võib-olla siis see küsimus, et okei, et kuidas siit nüüd astuda samm või kaks tagasi ja kuidas nagu mahutada võib-olla teised inimesed, eriti kui meil on pere, et kuidas me sinna veel nagu saame mahutada. Ja siis saame vaadata, et okei, huvitav, kuidas see nii juhtus, et just sinuga on selline hobi ja kuidas ta niimoodi üle võttis, et mis see alateadlik muster on, noh, mis see käivitus, et miks oli vaja nii palju kõike võtta. Ja see aitab meid nagu järgmine kord, et kui me kunagi satume elus jälle sellesse kohta, et siis me saame valida, et äkki ma ei pea üle võlli sellega minema, kuidas rohkem tasakaalu hoida. Ja teine variant on see, et ei ole üldse minu hobisid, et on kogu aeg, et on minu lapsed, minu mees, ma ei tea, mingid sõbrannad, et ma kogu aeg täidan nagu teiste inimeste ootusi, teiste inimeste vajadusi. Olen olemas, kui mulle helistatakse, aga avastan, et aga ma ei teagi, kes minu jaoks on olemas, mis mul üldse vaja on ja et kuidagi lihtsalt energiat ei ole, et ma nagu ei jaksa enam teiste jaoks nii palju olemas olla, et mis ma siin teen. Ja siis ma ütleks, et kuule, et nüüd peaks nagu vaatama, et mis on see, mis sinu jaoks on tegelikult oluline, mis sinu patareisid täidab, et kuidas sa tunned ennast paremini, kuidas sa tunned ennast halvemini. Et siis on see väga oluline, ehk siis, et kuidas seda nagu mingit tasakaalu iseenda jaoks leida. Et mis on see koht, ja ma arvan, et see peaaegu kõikidel lapsevanematel ühel hetkel tuleb, eriti kui need lapsed on pisikesed, siis nad lihtsalt ei saa ilma meieta hakkama. Aga see tohutult väsitab.
see on üks asi, mis meid nii väga väsitab ja seal on see ema süütunne, et aga noh, ma ju väga armastan oma last, aga ma ei taha temaga praegu koos olla. Et ma tahan põgeneda siit kodust. ja see on okei. Ja siis ongi see, et meil on nagu natukene selline ühiskondlikult ka, et, et ema ja emal on suurem side oma lapsega, aga ma arvan, et me ei tohi kunagi unustada seda, et lapsel on ka isa. Ja isal on sama suured kohustused kodu ees, pere ees, lastega tegelemisel. Ja kui me naisterahvastena võtame liiga palju vastutust, siis see tähendab, et me kurname ennast palju rohkem. Ja see on teema, et kuidas selles osas need enamasti rutiinsed tegevused võtavad energiat vähemaks. Noh, selles mõttes, et selles ei ole mingit innovatsiooni, kuidas ma ei tea, pesu pesen nädalast nädalasse. See on suhteliselt rutiinne asi ja see väsitab. Ja kui me jõuame nagu ka suhtes sellesse kohta, et üks tegeleb hästi palju nende rutiinsete asjadega ja teine käib tööl ja spordib ja igasuguseid, noh, et siis meil on energiatased erinevas kohas. Ja see hakkab suhet mõjutama. On vaja, et kuidas me saaks kuidagi enam-vähem nagu tasakaalustada seda. Et kuidas mõlemad võtaksid sarnasemalt osa sellest kodustest ülesannetest, need, mis energiat vähendavad ja kuidas nende osadega tegeleda, mis meile energiat juurde annavad. Ja seda siis võib-olla on hea just vaadata mitte nagu individuaalselt, et kuidas mina, aga et kuidas me tervikuna selles peres. Sest seal on, noh, suhtes on tavaliselt on 2 poolt, et kui on ema ja isa, et kuidas isa panustab kodusse, kuidas ta oma tassi täidab, kuidas ema panustab kodusse ja kuidas ja kuna ta saab oma tassi täita. Et need mõlemad on vaja nagu selles tervikpildis üle vaadata, et nii, et me ei hakkaks kuidagi, et üks ei hakkaks ennast vähem energeetilisemalt või vähem elusamana tundma, sest ta tegeleb mingite oluliste asjadega, et kuidas me neid olulisi asju kuidagi paremini ära jagaksime. Ma arvan, et see on võib-olla ka selline ühiskondlik väljakutse, et kuidas me üldse nagu tervikpildis näeksime, et lapsed ja pere ei ole ühe inimese vastutus, vaid et see on ikkagi pere vastutus. Jaa, ma olen täiesti nõus, et kui meil lapsed sündisid, siis mina ikkagi võtsin selle seisukoha, et koos tehtud peab ka koos kasvatama, on ju. Et ja see on nagu toiminud, aga ma näen küll, et kuidas naised tunnevad, kuidas nemad peaks nagu kõik ära tegema. Et see kindlasti on päris suur teema, aga kuidas sa, Karin, soovitad, et kuidas see teemat üldse üles võtta, sest ma kujutan ette, et kui on üks naine, kes on kogu aeg kõik need asjad nagu oma õlule võtnud, on ju, ja siis nagu tema on harjunud, lapsed on harjunud ja mees on ka harjunud, et ikkagi naine on see, kes teeb süüa, koristab, hoolitseb kõige eest, on ju, et kuidas see siis läheks nii, et ei hakkaks nagu nii-öelda vihanooled lendama üksteise pihta, et näed, lõpuks sina käid igal pool teed, mina siin ainult pesen pesu. Ja siis mees ütleb, et aga mis sul viga on, nagu sul on ju nii hea, vaata, et nagu pesu on ju mõnus pesta, vaata, et noh, siis paned see masinasse ja masin, ega sina ei pese, masin peseb, on ju. Et mina tean, et mina kunagi ei saanud üldse aru sellest nagu sellest koduse ema elust, et kui ma müüsin raamatuid, ma olen mõlemad raamatuid müünud, on ju, ja siis mina jooksen päev otsa ringi. Ja siis ma jõuan kuskile, kus ema lihtsalt on kodus päev otsa. Siis mul nagu ütleb, ja siis ma ütlen, et jaa, et see on ikka full time job vist lastega. Ta ütleb jah. Ja siis ma ütlen, et raita on, vaata, sa oled päev otsa kodus, on ju. Et tegelikult, ja ma arvan, et paljud mehed saavad sellest aru, kui nad on ise selle sees, aga võib-olla ka, et ei saa, sellepärast, et nemad jooksevad ka päev otsa kodus, on ju, ja tulevad koju ja no mingi isegi selline anekdoot on, vaata, et mees tuleb koju, et tavaliselt on kõik korras, ilus ja siis tuleb koju ja kõik on täiesti nagu pea peale pööratud, on ju, sassis ja segamini ja mees ütleb, et kuule,
et mis sa nagu tegid siin on ju päevad või mis toimus nagu, siis ta ütles mitte midagi, ainult midagi ei teinud. sellepärast ongi, et täna ei teinudki midagi. et Mhm. et see kord ja see asjad ei tule nagu iseenesest, aga ma arvan, et seda on vahest raske mõista nagu seal teisel poolel, et kuidas seda siis üldse võib-olla, et kas julgustada naisi või et seda teemat üldse nagu tõstatada, et kuule, et tegelikult mul oleks ka nagu oma aega rohkem vaja. No see, mis sa välja tõid, et ühel hetkel hakkavad need nooled nagu, et vaata, sa ei aita mind üldse ja mingi täiesti tüüpiline ja ja mõnes mõttes ja vot siin on nüüd see koht, et kui minu tass on tühi, nagu täitsa tühi, siis ei tule minu peast enam ühtegi intelligentset mõtet välja. isegi minu peast, kes ma olen nii palju raamatuid läbi lugenud, mitte midagi intelligentset siit välja ei tule. kui mu tass on tühi, siis ma hakkan teisi inimesi süüdistama ja kõigest välises nägema seda pahategurit. ja sellel hetkel on lahenduste leidmine jube keeruline. Lahendusi on lihtsam leida siis, kui mu tass ei ole veel täitsa tühi. ma olen enam-vähem välja maganud, ma natukene adun, siis mul on suurem tõenäosus, et ma saan kontakti mingi rohkem oma tunnetega ja suudan väljendada paremini, et kuule, mul on raske. mina tunnen, et mul ei ole energiat, ma tunnen, et võib-olla nagu need koduseid ülesandeid on nüüd langenud liiga palju minu peale ja ma tahan sellest kohast välja pääseda. Aga õnneks on see armastus ja abielu ja kooselu on sellised toredad institutsioonid, et suure tõenäosusega mingist esimesest tublist ja tugevast ragistamisest inimesed veel kohe nagu laiali ei lähe. Ma arvan, et me kõik teeme oma kodudes mingeid asju, mis ei ole nagu kõige intelligentsemad ja toredamad, aga et siis see on hea koht, kus sa vähemasti siis retrospektiivis vaadata, et okei, et mis siin valesti läks, kuidas me teisiti saaks teha, kuidas me saaks jõuda sellesse kohta, et ühel ei oleks tass nii tühi, et ta hakkab väga lärmama teise peale. Et üks variant on, et davai, et lähme siis teraapiasse, arutame, kuidas me saaksime niimoodi üksteisega rääkida, et sõnum jõuab kohale ja kuidas me saame siis koduseid ülesandeid kuidagi jagada. Et ega seal muud ei ole, et tavaliselt nagu need naised, kes kipuvad asju enda peale võtma, teevad seda sellepärast, et nad on seda näinud. Et nad on näinud, et koormus on rohkem ühel ja vähem teisel. Või need mehed, kes seda kipuvad eeldama, on tulnud peredest, kus see on olnud alati, et no aga ma ei tea, minu ema tegi kõik asjad ära, et mis sul siis nüüd häda on. Ja siis ongi hea nagu vaadata, et okei, aga et huvitav, milliseid ohvreid see ema siis tegelikult tõi. Ja see üks ohver on see, et tegelikult on päris ausalt on öelda, et kui ikka üks naine nagu päev läbi koristab, kraamib ja tegeleb sihukese hooldustöödega, siis enamus naistele see mingit kirge ja seksikus neist ei tekita. Et kui sa tahad nagu sellist säravat, kena, energilist, seksikat naist, siis lase ta sealt kodust välja. väga hea point, väga õige ka, et No täpselt. niimoodi on, et kui me väga ära mattume nagu asjadesse, mis on rutiinsed, siis meil on lihtsalt tass tühi ja meil ei ole seda energiat ja veetlust meie sees. Ja see kaob siis natuke sellest suhtest ka ära. On erandeid, on inimesi, kes suudavad seda kõike kuidagi väga naudinguga võtta ja naudivad seal kodus mingite asjade nagu toimetamist, aga neid on pigem vähe. Et enamasti see ikkagi on kurnav ja parem oleks neid jagada. Ja et ikkagi saaks välja ka, ja samas väljasaamine igaühe enda asi, et mida mina teen selleks, et ma püsin seal ja et ma olen kuidagi kõik asjad enda peale võtnud ja kuidas ma nüüd saaksin nagu teisiti teha. Jälle selline sisemine töö iseendaga, ma kujutan ette, oma mustritega ja harjumustega ja uskumustega ja nii edasi, et selline päris hea väljakutse kindlasti sealt välja tulla. Merli, teen sellise küsimuse, et väga olulised teemad kõik, et kuidas lapsevanemana haigustest tingituna
tekkinud ärevusega hakkama saada? Ma saan aru, et siis, kui lapsed on palju haiged, Merli, sa võid täpsustada, et siis tekib selline ärevus hinge ja Mhm. tuleb selline süütunne. No mina küll ikkagi, kõik räägivad, et kõik haigused tulevad lastelt, tulevad ka emast. Lapsed haiged, mis ma jälle valesti tegin. Et kas ma ei andnud neile vitamiine või mul on jälle peas midagi tuksis, mis mõjutab, aga meil Mhm. on väga palju haigeid, eriti see öine jah, larüngiit, et ühesõnaga öösel sa oled lastega üleval ja siis tekib ärevus ja kõik muud toredad asjad sinna, Mhm. et ja see, noh, sellel siis üldiselt tekibki nagu lapsed on haiged, siis on see, et okei, nii, kes jääb koju, kes annab oma tööandjale teada, et mina nüüd ei tule, kuna sina lähed, kuna mina lähen umbes, kuna töö tehtud saab, kuna arved makstud saavad nagu noh, et see täitsa nagu tüüpiline, siis tekib rohkem ka ütlemisi ja see väsimus nagu, kui laps on 2 nädalat lasteaiast või koolist kodus, see on päris suur väljakutse, et see tekitab lisaärevust, stressi lapsevanemasse, kumb iganes nendega kodus on. ja, ja ma arvan, et ega siin noh, ma olen seda tundnud, ma arvan, et me kõik oleme seda tundnud, et see on nagu noh, et siis kui tagasi tööle saad, siis on jess, et elu ja kuigi me väga armastame kõik oma lapsi, et meil on imearmsad lapsed ja väga toredad, aga et kui me nagu väga palju nende selliste natuke virilate lastega kodus oleme, siis see on lihtsalt nii väsitav emotsionaalses mõttes. ja mõlemat pidi on nagu okei. ma arvan, et seal on nüüd nagu kõige olulisem, et kuidas me seda teeksime koostöös. Et see ei ole ainult noh, minu haige laps või ainult sinu haige laps või et me ei tohiks ka, kui vähegi võimalik on, et me jagaksime neid ülesandeid. Et ma tean, et palju on see taga, kui mina jään, et see majanduslikult on, ma ei tea, kasulikum, kui üks, mitte teine jääb. Et aga vahel oleks, et emotsionaalses mõttes ellu jääda, oleks vaja natuke jagada seda koormat ja seda ka selleks, et tegelikult kummalgi oleks see mälupilt olemas sellest, et kuidas see kodus olla on. Et siis me mõistame teineteist paremini. Sest seda on tõesti nagu, kui ma ei ole kunagi haige lapsega kodus olnud ja kõike seda teinud, neid nähtamatuid asju, mis nagu õhtuks nagunii ära kaovad. Et kui mul ei ole seda tunnetust, siis mul ei ole väga head mõistmist. Ja selleks on hea, kui mõlemad kooselajad või saaksid natuke paremini aru sellest tunnetusest, et mis see on, kui ma olen haige lapsega kodus. Et nii kummalgi on. Ja ka seal ei ole ja vahel ja naisterahvastele ma hästi soovitan üldse tegelikult kõigile, aga saage oma sõbrannadega kokku ja jagage seda, mis teiega toimub. Et see on selline natukene sihuke trauma töötlemise tööriist. Et kui minuga toimuvad mingid asjad, mis mind endast kuidagi välja viivad, et siis noh, ei ole hea seda oma lapsega jagada ja võib-olla ei ole alati kõige parem ka, kui kõik emotsioonid saab ainult kaasa. Et vahel on hea oma sõbrannadega ka nagu lihtsalt välja elada sellist, et ventileerimine on täitsa nagu nii-öelda kasulik tööriist. Noh, jah, alati saab sellega minna nagu liiga kaugele, et ma ainult ventileeringi, aga nagu vahel oleme ka selles kohas, et me seda üldse ei tee ja siis on nagu kasulik, et jaga seda kohta, kus sa oled, siis sa saad seda enda seest välja, sul hakkab kergem. Sa jaksad edasi toimetada, et ära isoleeru. See on üks oluline asi. väga lahe. No, nii põnevad teemad, Karin, et hullult äge on olnud kuulata ja mul on endal ka sellised mõnusad taipamised siin tulnud. aga kui sa nüüd kokkuvõtlikult ütleksid, mis soovitusi sa annad sellele emale, et kuidas, kes siis tahaks ikkagi rohkem seda tasakaalus elu, et kuidas siis elada niimoodi ja palju on meil ka ettevõtjaid, kes kuulavad, on ju, et sul on ettevõte, sul on lapsed, kes üldjuhul on pigem väiksemad lapsed isegi ka paljudel ja sul on kaasa ja sul on kõik need asjad ja siis veel kuskil mingid, nüüd peab veel hobi ka leidma, et et mis soovitusi sa sellisele emale annad, et kuidas seda tasakaalu oma elus luua ja hoida? Äh,
nii nagu seal lennuinstruktsioonis öeldakse, et me ei saa aidata kedagi ja me ei saa mitte kellegi jaoks kohal olla, kui me ei ole kohal iseenda jaoks. Et kui ma ei ole hapnikumaski iseenda pähe pannud, siis on tegelikult üsna silmakirjalik arvata, et ma olen, et ma saan olla hea kaaslane või hea lapsevanem. Ma arvan, et me kõik oleme kogenud neid inimesi, kes on meiega ühes ruumis, aga keda tegelikult ei ole kohal. Ja ma arvan, et me kõik oleme olnud seda ka oma lastele. Et me oleme nagu justkui ühes ruumis nendega, aga me ei ole kohal, sest meie peas on üks mõte, teine mõte, kolmas mõte. Ja see on see, millest me ise oleme tihti väga palju elus puudust tundnud. Ja see on see, millest meie lapsed ühel hetkel puudust tunnevad, et keegi oleks nendega kohal. Ja imeliste aastate selline väljaõpe väikeste laste vanematele ütleb, et piisab tegelikult sellisest 15-20 minutist päevas. Seal on nüüd küll see klausel, et lapse juhitud mängu, aga et kui me mõtleme selle peale, et tegelikult lapsele piisab sellest, kui me 20 minutit tema päralt oleme. Ma ei pea nagu olema kogu aeg oma lapsele olemas, aga et kas ma suudan olla 20 minutit nii, et ma olen tema jaoks olemas ja teen seda, mida tema tahab, nii nagu tema tahab ja et sellest talle piisab. Ja siis nüüd on küsimus, et aga kas ma suudan 20 minutit päevas olla iseenda jaoks olemas, teha seda, mida mina tahan. See on väga hea. Sellest aitab. Väga äge ja siis mõelda, et mis see on, mida ma tahan teha ja võib-olla see ongi selline tassike kohvi lihtsalt rahus juua, nii et keegi ei seeliku sabas samal ajal on ju ja nii edasi, et väga hea point, et isegi ma tundsin, et lihtsam on jälle mõelda emadele, et jaa, okei, lapse jaoks nüüd ma pean aega võtma, et kas ma ise ka suudan enda jaoks aega võtta. Väga lahe. Kas sul on inimesed, kes ei ole, mida ma ka vahel kuulen hästi tihti, et aga mul ei ole seda last kuhugi viia ja kellelgi ei ole aega ja mees ei saa hakkama ja ma ei tea, mis asjad kõik. On ressursse, okei, kui ei ole vanavanemaid, tegelikult su lapsel on lasteaiakaaslased, sa saad läbirääkimisi pidada, sa saad nagu vahel viia seda last ühte kohta või teist kohta. Kuskil on keegi, kes on olemas. Sa lihtsalt ei ole praegu väga palju selle peale aega kulutanud, et mõelda, kes mind saaks veel aidata. Neid inimesi on, sest et kui kuskil on keegi, kellel on, ma ei tea, mingi 1,5-aastane laps, siis tal on tegelikult täpselt samasugused nagu mured ja ta on aldis sind aitama, et tehke koostööd nagu, et kuule, ma ei tea, täna õhtul, kas sa saad, ma ei tea, võtta minu lapsega mängida 2 tundi või 1,5 tundi ja siis järgmine kord vahetame. Neid on võimalik leida, et isegi kui tundub, et mitte kedagi ei ole ja olengi ainult mina üksi ja maailm, siis peaaegu alati on ja tegelikult isad saavad jumala hästi lastega hakkama, et neid ka võiks täitsa rohkem usaldada, et lihtsalt minge jalust ära, et see üldiselt ei tööta, et kui emme on juures, et siis tihti saavad vähem siis hakkama, siis peab lihtsalt lähed minema, ei ole seal jalus, siis nad saavad paremini hakkama. Ja ma olen nõus, isad saavad mega hästi hakkama, et lihtsalt tõusevad nagu ja mulle ausalt tundub, et muu mees saab veel paremini hakkama kõigega, et selles mõttes väga paljude selliste asjadega, ma arvan, ta saab veel paremini hakkama, nagu tihti me ei julge ära, nagu assistente ei usalda, sest nad ei saa, tihti nad tegelikult saavad veel paremini hakkama mingisuguste asjadega, et eks see on selline eneseusaldus ja eneseuhkus ka natuke võib-olla, et väga lahe. Karin, kas sul on endal mõni raamat või mingi selline õppetund elus või mis on sind aidanud või mida sa saad jagada või mingi ressurss, mida sa saaksid soovitada? Tead, ma vist ei oskagi niimoodi kohe välja tuua, et ma arvan, et see iseenda kuidagi, et kui vähegi on ressurssi, et katsu ennast kuulata ja sõnastada ära, et okei, oota, mis asi see on, mis mind praegu häirib nagu või et mis see on, mis praegu kõige rohkem on puudu. Ja siis otsides sellele, et mis sellisel juhul võiks siis nagu olla, mis kõige rohkem nagu toetaks, sest ma arvan, et kirjandust on ka A-st Z-ini ja on väga häid asju,
aga nüüd on, et huvitav, mis see mind nagu kõige rohkem praegusel hetkel nagu aitaks. Ja kuidagi rohkem nagu üldiselt, kui see mõte nagu välja hõigata, et kuule, noh, ma ei tea, otsiks midagi sellist, et siis nagu lahendusi ikka nagu leiab, aga see peamine nagu see, et vist on ettevõtluses ka päris tihti, et kõige olulisem on sõnastada õige küsimus. Et kui sa küsimusest juba aru saad, siis sul on ka pool lahendust juba nagu olemas. Et see võib-olla on kõige olulisem, et üldse püstitada iseenda sees, et mis mind praegu kõige rohkem häirib. Lahe, nii et küsida iseendalt ausalt, avameelselt, et mis mind häirib, mis ma vajan ja kui sa juba sõnastada, et siis need lahendused ka tulevad tihti võluväel, mulle tundub. Et satuvad õiged raamatud, õiged inimesed ja õiged mõtted tulevad pähe. Äge. Karin, kuidas sind saab rohkem jälgida, sinu tegevustel silma peal hoida, kuidas sinuga kontakti saab, et kes nüüd tahaks tulla oma sasipundart arutama või lihtsalt selliseid häid mõtteid rohkem saama ja põrgatama? Mulle võib helistada, kirjutada, Facebookis võib mind üles otsida, kirjutada. Instagramis on mul olemas oma konto, et ma ei ole endale hetkel loonud ühtegi eraldi identiteeti, olengi mina, Karin Abel. Ja mulle võib vabalt kirjutada, isegi ongi, suudad näiteks selle küsimuse oma peas kuidagi tõstatada, et siis sa täitsa kirjuta, küsi, et kuule, et mis sa sellises puhus nagu mingit raamatut või midagi soovitad, et ma hea meelega aitan, kui ma vähegi oskan ja saan või aitan mingi uue küsimuse püstitada sealt edasi, mis aitab edasi liigutada, et võib läbi sotsiaalmeedia minu poole täitsa kenasti pöörduda. Lahe. Ja meil on ka mega pakkumine meie kuulajatele, et koodiga IMTL nagu Inspire Moms to Lead, siis Karini esimesed 3 seanssi on –75% tavahinnast ehk siis 25 eurot seanss, mis on nagu uskumatult äge võimalus ja selline diil, nii et kui sa kunagi oled mõelnud või praegu sul tekkis see mõte, et võiks seda pereteraapiat katsetada, siis ma arvan, et paremat hetke ei tule. Nii et kirjuta Karinile ja saad aja kokku leppida ja see kehtib kuni 31. maini, nii et nagu ikka head asjad lõputult ei kesta, nii et tuleb kohe haarata sellel härjal sarvist ja tegeleda ja tegelikult kõik me oleme need kaaslased endale valinud, lapsed ise valinud ka saada üldjuhul, et ja siis mis võiks olla lahedam kui see, et see koos veedetud aeg on ikkagi mõnus ja harmooniline ja kõik on nagu rahul ja kõik on õnnelikud. Ja lapsed jäävad mäletama sellest lapsepõlvest, et küll mul emal ja isal ikka oli nagu hea suhe ja on siiamaani. Et ma arvan, et selle nimel tasub nagu pingutada, et see on väga lahe asi, Karin, mis sa teed. Ma arvan, et see on mega tänuväärne, mis sa teed ja seda on ühiskonnale väga vaja. Et oleks meil rohkem neid õnnelikke perekondi, õnnelikke suhteid, õnnelikke paare ja see ei tähenda, et meil elus ühtegi probleemi ei ole, aga vähemasti meil on mingisugused tööriistad ja teadmised, et kuidas neid lahendada. Et see on ülilahe. Et aitäh sulle, armas Karin, aitäh, et sa jagasid neid mõtteid. Sinuga on nii tore nagu alati rääkida ja alati tuleb mingid head vibe'i ja häid mõtteid, nii et mega tänulik. Ja armas kuulaja, kui see sind kõnetas ja kui sa leiad, kui sul on mõni sõber või sõbranna ja sa tunned, et ta peaks seda ka kuulma, siis kindlasti jaga. Et nii me saame üksteist aidata. Nii et hoiame kokku ja särame koos ja aitame üksteist. Nii et aitäh sulle, Karin, veel kord ja aitäh sulle, armas kuulaja ja kuuleme ja näeme peagi. Nii et siis võta Kariniga ühendust julgelt ja teeme need suhted paremaks. Aitäh. Tšau.
head aega.